Turismi puhul ka, kui see üle vete kulgeb, on raske kedagi üllatada, aga tegelikult tuleb välja, et on võimalik küll. On mingisugune uus, kas tegemist on mingisuguse uue turismi liigiga, siis see Party Drive või mida see endast kujutab? Nii palju ma tean, et Helsingist minnakse laeva peale, hakatakse sõitma kuni Mallorcani välja ja kõik see on ainult ühe suure peo nimel. Kogu aeg käib pidu. Ülekantud tähenduses kogu aeg käib pidu, aga tegelikult on asi nii, et Party Drive sõit pidutsedes, kuigi tegelikult ma ei saa väita, et me ainult pidutseme ratastel. Et see aasta on pandud paika inimeste jaoks võimalus kasutada igas vahe siis punktis, kus me paneme püsti oma lava ja muud asjad, ka veeta 2 ööd koha peal. Et ei ole ainult niimoodi, et me istume bussis, pidutseme ja sõidame kuni Mallorcani, vaid ikkagi meil on ka selline puhkusereis. Puhkus ka, aga pidu ka sinna juurde ja tegelikult 400 € eest hakkad siit minema, see on peaaegu 3 nädalat. Jah, tuleb 16. august hakkab, 3. september see lõpeb, et 16 päeva tegelikult tuleb kokku. No aga ikkagi põhimõtteliselt peoreis ju algusest peale kuni lõpuni välja, suur pidu. Jah, see esimene pidu algab laeva peal, kui me tuleme Helsingist Tallinnasse. Edasi me saame kokku Lätis, kus on siis esimene nii-öelda vahepunkt. Me teeme sellise info kogunemise ja edasi siis me juba teeme pikemad satsid, kus me sõidame nii-öelda ikkagi 600-700 kilomeetrit korraga või päevas ja siis jääme esimesel õhtul öömajale ja teisel õhtul on siis ka pidu. Ja siis niimoodi kokku, ma võin öelda ka ära marsruudi nüüd siia. Ja, see oleks küll... Lätist järgmine punkt on Poolas, kus meil on siis 2 ööd, siis Tšehhis Brno ligidal, kus on 2 ööd. Järgmisena me lähme Itaaliasse, ka 2 ööd, aga asukohta veel ei ütle, et see on meie poolt üks üllatus. Siis järgmisena on Prantsusmaa Nizza või Cannes, emba-kumba. Siis Hispaania, kus on siis meie eelmise aasta nii-öelda grande finaale sama paik. Santa Susannas on enne Barcelonat. Santa Susanna kõlab väga intrigeerivalt. Nii ta on. Ja siis selle aasta grande finaale siis Mallorca. Ja siis, kui mõni tahab sinna jääda, ei peab ikka tagasi tulema? Ei pea. Kõik on mõeldav, kõik on räägitav, ei ole üldse nagu küsimust. Võib lennata järgi poole tee pealt, võtame ja korjame peale, ei ole üldse probleemi. No, ma saan aru, et alla 18 see vist ei tule kõne alla. Kahjuks jah, alaealisi me ei saa võtta, kuid ülempiiri me ei ole pannud. Meil on olemas ka selles mõttes ikkagi võimalused kultuuri jaoks inimestele, et see ei ole ainult pidu ja sinna me saame panna sisse. Ma toon näite eelmisest aastast, et me käisime Pariisis. Pariisi me juhtusime tänu sellele, et tegelikult oli meie üks marsruudi vahepunkt Disneyland. Kuid ütleme sellise vähese huvi tõttu me jätsime sinna Disneylandi minemata, kuid me võtsime kokku inimesed, võtsime kokku bussid, et käsi püsti nüüd, kes tahab minna Pariisi ja vaadata seda torni, Eiffeli torni ja täpselt nii me läksimegi mitme bussiga ja autodega ja kõigil süda rahul, kes ei olnud seda varem näinud. Aga mismoodi see seltskond seal välja näeb või mismoodi te arvate, et ta välja nägema hakkab? On seal siis tulevad sinna paarid või tulevad sinna mingisugused juba valmis seltskonnad, kes on juba ennast sisse harjutanud pidutsemise suhtes näiteks või tullakse vastupidi sinna seltskond otsima? Kindlasti see on kõva tutvusreis kõikidele, sest ma ütlen nii palju, et kõik eelmise aasta osalejad tulevad see aasta ka. Siis on täpselt niimoodi, et see aasta on väga palju paare. On emasid, isasid, kes on suutnud ära paigutada oma lapsed. Siis meil on ka vanem generatsioon esindatud see aasta, kes on täpselt ainuüksi sellepärast, et teada saada, mis see üritus on. Ja tõenäoliselt jäävad ka nemad puhkama Santa Susannasse tagasi tulles edasi nädalaks. Ja see võimalus on ka olemas, kuna Party Drive ise on nüüd meil sõit, kuid me suudame pakkuda ka selles mõttes majutust ja kõike muud sinna juurde, kui te tahate jääda kauemaks, et kõik on mõeldav.
Ühesõnaga, kas viimane Viimsi pulgani kõik te olete inimestest läbi mõelnud või olete jätnud neile enda fantaasia arenguks või lennuks ka mingisugust ruumi? Me jätame selles mõttes ikkagi inimestele võimaluse küsida meie käest, mida nad näiteks teha tahavad. Me kindlasti kõik eelmise aasta osalejad aitavad ka siis näiteks, kui on vaja ümbruskonnas teada saada, võib-olla kuskile minna. Meil näiteks Brno külje all meil on seal 10 kilomeetrit on ainult ühest kuulsast ringrajast oleme eemal. Brnoos on väga ilusad kirikud, saame organiseerida, anname juhiga bussid kaasa, kui inimesed tahavad minna vaadata. Brno ringrajal vähemalt kunagi oli, see on üsna hästi, oli võimalus isegi mitte kuigi suure raha eest proovida seda ringrada ja sõita seal kas võidusõidu mootorratastega või isegi vormelitega. Just niimoodi on. Aga nüüd ütleme Mallorca ise, et miks see idee või miks see nüüd sinnamaani kaugele läks, see on ikkagi nagu puhkusereis. Et see on siis 3-nädalane puhkusereis ja sa saad selle tegelikult imeodavalt, et 400 € maksab see pakett ühele inimesele. Sinna sisse me oleme arvestanud ära ööbimised. Me ei jäta kedagi lageda taeva alla, me ei aja kedagi telki, vaid see on ka, ütleme, viimase pulgani läbi mõeldud. Meil on kämpingud olemas, valmis ja siis Mallorca, kuna seal on siis nii-öelda grande finale kogu selle ürituse oma, siis seal on meil ka üks vägev hotell. Ja te ei ole mitte midagi muud tarvis, kui teavad, keegi lähemalt tahab party drive ja tuleb. Täpselt niimoodi on.